tulen mina vanalinna servale, panen maski ette, sest nii öeldi ja sa oled puldis on ja mängid mussi. Sa ei teadnud, et olen puldis? Ma teadsin, et sa oled puldis, aga mida 3 nädalat enne seda ma ka ei teadnud, on see, et sa üldse mussi mängid. Et mis värk sellega on? Millal sa alustasid? Kuidas pidu meeldis? Pidu meeldis väga. Ma polnud ammu käinud ekstaatilisel ja rahvas oli päris tuus. Nagu ikka, tegelikult oli rohkem tuttavaid nägusid, kui ma arvasin, aga ma ei tundnud ju palju see ära, sest just. ma nägin mitmel korral, kui mind ei tuntud ära. Ma mingi pool lehvitan juba ja mingi, kes see on? Aga ja väga-väga cool oli ja mitmeid super nagu hetki oli niisugused meelde jäävad suisa, et mingi asi kasvab pikalt ja siis on nagu eriti vinge küte. Väga-väga meeldis ja kus sa õppisid? Mis ajast sa teed siukest asja? Mis aastal sa sündinud oled? 89. 89, jah. Mina 96 lõpetasin keska juba ja mingi 93, 4, 5, 6 sai siis nagu koolipidusik kõvasti tehtud. Ja ma vahetasin kooli, läksin Viljandi ühest siuksest karmimast koolist, läksin natuke softimasse kooli. Ja sinna tuli uus huvijuht kohe ja siis ütles, et poisid, ühel normaalsel koolimajal peab olema raadioruum. Ja siis anti meile raadioruum, kus me saime hakata tegema kooliraadiot. Ja muidugi me kasutasime seda raadioruumi natuke nagu siukselt nagu liiga julmalt nagu ära, et nagu lihtsalt kogu keska läkski nagu, et oli hommikuid, kus ma ärkasin koolimajas. ja esimese tunni nagu selle kellatirina peale. Wow. Ja siis ajad ennast püsti. Ma ei tea, kas ma hambaid käsin pesemas, aga läksid tundi otsa. Mis tegite seal? No sealt hakkas pihta selline, mis me tegime. Algust oli selline, meie huvijuht hakkas meid vedama Eestimaa erinevatele siis DJ konkurssidele. Ehk siis alguses selle eesmärgiga poisid vaadake, kuidas asjad käivad. Ja siis me käisime niimoodi, wow. Ja siis oli see aeg, kus sa läksid lavale ja siis sa pidid rääkima hästi soravalt. Ja siis mida rohkem sa rääkisid ja miksisid ja kuidagi on ju. Kas siis kasutati üldse siukest sõna nagu DJ juba ka või? Ikka DJ oli ka, jah. Ja kui oli nii, siis DJ rääkis palju või? Siis DJ rääkis palju nagu Märt Rannamäe kunagi. Jep, et ehk siis Discordit ikkagi valiti tema jutu järgi. Ja. Mis ta rääkis? Nagu lugudest või umbes, et sa näed ilus välja täna, pane edasi. Väga hea, just. Ei nagu, et nagu, kõik on kuumad või? No ja, et sa natuke nagu juhatad sisse, mis lugu tuleb ja miks ta tuleb ja nii edasi. Ja seda et Alnar Roosilehed ja kes need kõik nagu kuulsad DJ-d on 90-ndest olnud on ja siis see oli ühtmoodi nagu siis tuju üleval hoidmine isegi. Ja kui sa nagu läksid lihtsalt pulti ja mängisid mussi terve õhtu, siis öeldi ikkagi niimoodi, et nagu lahja oli pidu. Wow. Et muusika ei kõnelenud nagu iseenda eest otseselt? Samas DJ muidugi annab omalt palju, nagu visuaali mõttes ka nii, aga... See on sükene aeg, kus isegi ühte lugu sa võisid mängida nagu isegi mõnikord nagu mitu korda järjest ja seda läks nii hästi rahvale peale, siis sa nagu seod selle uuesti ära, paneme veel korra ja sellised külapeod, nagu korralikud ägedad peod. Ja oma siis koolivennaga tegime Viljandi kandis pidusid. Me saime aru, et Viljandis oli sükene mingi omad gängid, seal oli üks nagu... oli nagu lause, kui tahad peksa saada mine Viljandisse on ja kogu aeg käis mingi ööklubides ikkagi nagu kolke andmine on ja siis me avastasime, et nagu rahvas ei taha käia, kui sükene halb tunne ja pärast sisse endale, kui kuskil mingi sebimine on seal toimunud on ja siis me avastasime, et kui me hakkame Viljandi lähiümbruses tegema igast nagu Loodi ja Paistu ja siis me läksime, panime kuulutus üles, tuleb nagu
pidu ja saad aru, rahvast oli täis terve saal. Kõik tuli peole, nagu kogu küla tuli peole. See oli nii äge. Wow. See oli nii äge ja siis, aga muidugi see lõppes ära, kui Viljandi sai teada, et Paistus on ägedad peod. Noh, siis tuldi juba jõuga nagu kohalik tampima, nagu ütleme niimoodi. Jaa, okei. Ei tuldud selle peale, et kuule, et lõpetaks siis selle jamamise siin Viljandis ära, et äkki tuleks tagasi, vaid nagu lähme siis jamame seal ka, ja? Ja. Nüüd kohti nagu lihtsalt, aga noh, Diskorit ei puudutud, on ju, aga seda olukord oli küll, kus oli vaja peale pidu nagu lapiga põranda pealt nagu verd kokku lükata lihtsalt. Wow. Noh, aga see ei olnud üldse nagu, aga sealt hakkas pihta see kõik. Et ma natuke aega tegin seal, see oli see aeg, kus kassette keriti ja siis said esimesed plaadimängijad ja siis panid svammid alla ja siis, et jumala eest iga passilöögi peale see hüppas. Seda ma hakkasin küsima, et mis sest, et 90. keskel oli juba CD ja CD-mängijad olemas, vaevalt, et siis nagu väga CD pealt DJ-tati või? Peamiselt kassette? No ikka 95 äkki juba hakkas juba pihta, ikka 94 hakkas juba tulema, aga sul ei olnud häid lugusid seal võib-olla, sa said kuskil hea plaadi, no mida hea plaadi, no. Siis käisid siin Tallinnas nagu kuskil, ma ei tea, mingi music, ma ei mäleta neid kohti enam, aga plaadid oli ülikallid, ja siis oli nagu, noh, ja siis ei saa neid hitlugusid saab kuidagi kätte. Aga siis vaikselt seal oli Mulgiraadio ja siis hakkasid saama sealt lugusid ja siis Tallinnas, kui sa käisid, siis lausa lindistasid siin kohalikke raadiojaama üles ja arvutis basically juba, et sa lõpuks saaks selle CD peale? Ei, see oli paned lihtsalt lindistama kasseti. Okay. Okei, see on see ajalugu sellega. Ehk siis ma jõuan nagu siia, et 1. jaanuaril mu käest naine küsib, et noh, mis uus aasta, et mis sa nagu võiksid selle asjaga nagu see aasta nagu ette võtta 2020. Ma sain, et tead, see Diskori amet on nii nagu põneva asi olnud, et ma tahaksin uuesti nagu teada saada, kuidas see käib. Täiesti uus tehnikamaailm on nagu selles mõttes, kuidas mängida mingid rütmid kokku ja seal on nii palju nuppe on sellel puldil ja nii edasi. Ekraane erinevaid. Jah, seda ka. Just, ekraanid ja. Ja mõtlesin, tahaksin seda nagu. 3. jaanuaril tuli kõne. Tšau Mario, kas tuled ekstaatilist tantsu tegema mu mehe sünnipäevale? Mõtlesin, see on Tiidu hääl. Üks teine tegelane. Mõtlesin, et oot. Panin ära, mõtlesin, 2 päeva tagasi, mida ma tahtsin. Nüüd on see siin, et võtsin telefoni, midagi ei tea veel nagu tänapäeva Diskori ametist. Võtsin tagasi kõne, ütlesin, et teeme ära. Ma ei tea. Kui palju hiljem see oli, see sündmus ise? See oli veebruaris. Aha, nii et said süke kuukene praktiseerida? Ma sain kuukene praktiseerida ja läksingi siis poodi, ostsin endale esimese tehnika selle jaoks. Tõmbasin esimese programmi ja hakkas pihta. Tegelikult ma olen paar korda nagu kontoris ka pidu teinud. Või nagu selles mõttes, et lihtsalt mu hea töökaaslane Siim on ka DJ ja olnud siin vahepeal ja tõi vahepeal puldi. Siis ma sain aru, et vau, et see ei olegi nii keeruline üldse. Et näitas ära efektid siit, ja hakkasid vaikselt näppima. Ja noh, minu see Diskori amet, ma ei ole DJ, noh. Ma kuulan hea lugu, on ju, kirja. Ja ehk siis see, mida sa kuulsid, oli nagu siis kollektsioon minu poolt valitud headest lugudest. Mulle endale see väga meeldib mängida, on ju. Ja kui ma oleks järgmine nädal pidanud seda sama nagu kordama, siis ma DJ-na nagu ei taha nagu ennast korrata. Siis ei oleks see, ma üldse olnud see. Ehk suvel juhtus niimoodi, ma pidin mängima 3 korda nagu järjest vist nädalavahetustel ja sain aru, et oot. See ju ei muutu, et see tunne läheb seest ära, kui ma pean hakkama nagu tööd tegema, on ju. Samas, võt siin nagu huvitav koht on, et ühelt poolt DJ-na sa vast ju mängid muusikat, mida sa ise kaifid täiega, nagu sa valid välja, mis sulle meeldib ja mängid seda. Aga kui need ongi järjestikku, siis sa ju ei ole vist siibrisse veel visanud need samad asjad. Kas see järjestus oli siis ka sama? Järjestus ei ole muidugi sama, loomulikult.
aga sa pead ju täitma ära nagu ikkagi nagu mingi aja, vaata, et on ju 3 tundi, siis sa pead nagu vaatama, et palju mul seda žanri muusikat nagu on ju. Et aga niimoodi natuke harvem teha ja seda feelingut sisse anda, see on kehaväline kogemus täiesti. See on nagu äge oli. Aitäh Tiidule selle eest, et ta nagu, ehk ma sain tagasida suvel, kui ma tegin, vist oli Holli üks armastuse päev ja seal õhtul mängisin ka siis Adilas ja noh, ja inimesed tulid ja see tagasida, mis ma sealt sain, oli nagu vau. Et Urmas ise ütles, et sellist pidu pole Adilas varem olnud. Et on ju, et nagu noh, siin on kogu aeg mingi tum, on ju, kui me räägime, eks ta ütles, et see, mis lainetused ja mis asjad on ju. See on vau, et äge, et noh, aga ma andsin endast nagu kõik 110% on ju. Ja siis ma peale seda tundsin, et äge. Nüüd tuleb ma ennast koguda, et võtan rahulikumalt. Kas need on deck, vist öeldakse selle kohta, mis on sul vasakul ja kui hästi läheb, siis ka äkki paremal on ju. Et kuidas eesti keeles ütled neid mängijad või decks, vist on ju deck on nagu üks või? Ja siis keskel on pult, jah? Okay, sest mikserpult, jah. Right, sest see on huvitav, sest ma ise olen ju nagu ma tean, mis mikserpult, ma tunnen selle ära, ma olen päris palju keeranud elus. Aga ma ei ole väga kunagi leidnud ennast sellisest olukorrast, et nagu need 3 asja on reas. Ja siis ma mingi, siit laen midagi, miski mängib, siin tegelen vist järgmise loo valmis panekuga, on ju. Aga ma kõrvalt palju näinud seda ja see tundub väga-väga põnev. Ja mõtlen, niisugusest digiajastul on see vist ju, paljuski ka võib-olla nagu sünkimisele mõttes lihtsam või? Ma tegin päris pikalt nüüd siin suvel, või tegin pikalt, et suvepeod ja siis kõik need selle aasta esimesed peod, et esimene pidu, mis ma tegin nüüd sünkimisega, oli see viimane pidu. Et ma enne seda ütlesin, kui ma hakkan sünkima ka, see amet kaotab nagu see läheb liiga lihtsaks või? Aga kui ma YouTube'ist nagu hakkasin vaatama, kuidas nagu Discordid tegelikult mängivad ja mida sulle annab teha, et sa tegelikult hoiad nagu aega kokku tegelikult selle süngiga on ju lihtsalt on ju, aga see annab nagu nii palju juurde nagu keerata. Ehk siis viimane pidu ma kasutasin tõesti sünki. Täitsa rõõm oleks praegu minna natuke spetsiifilisemaks selles mõttes, et et nagu point selles, mis ma ütlen, ma tean, see on kindlasti 7 korda lihtsam, kui see stuff on siin ees ja sa näitad, et näed, see teeb seda ja nagu nii ta käib, on ju. Aga võib-olla see nii mõnegi inimese nagu mõttel, et küsimus, et kas see on seda, et kui sa valid, ütleme, lugu käib ja sa valid mingi uue loo välja ja siis kuidas see transition või see üleminek nagu oleks, on ju, et kas see on seda, et näiteks kui sa paned mingisuguse ülemineku nagu üleminekusse, ta hakkab seda tegema, läheb nagu eelmine asi hakkab vaikselt ära munduma ja siis uus hakkab vaikselt kuidagi peale tulema. Et kas see on nagu DJ enda valida, kui pikk, näiteks sa võid otsustada, et 16 takti või mis iganes see tähendab, on ju. Vaata, et kuidagi rahvast praegu veel on, teeks 32 takti. Või et kas on su enda nagu otsustada ja siis umbes mingi nupust läheb nüüd uus nagu asi käima. Või sest, et see ei ole nagu eelseadistatud, vaid sa laivis actually otsustad nende pikkust üle ka, on ju? Pikkust üle saab siis nagu otsustada, kui sa paned mingi plokki, paned loopima. Just, loopid. Okay. Kuidas sul nendega, on neid lihtne kasutada või need on nagu riskantne vahest kasutada või kuidagi? Tegelikult on ju, lõpuks ta taandub sellele, kuidas sa nagu muusikaliselt nagu kuuled, vaata, on ju. Et kui hakkab üks asi minema, et oot, lasen veel nagu, et oota vara, on ju, ja siis sul mingi plokk luubib ühest loost, on ju, vaata, nüüd on hetk. Nüüd selle peale, see 4 plokki läheb läbi, nüüd tuleb vahetus. Et nagu, üks viise on niimoodi, et ja seal on neid viise päris mitmeid tegelikult, kuidas vahetada. Yes, okei. See vaheosa on juba osa sellest uuest algavast asjast, on ju? Okei. Et ma tahan öelda, Ian, et kui sa selle endale võtad nagu kätte, siis sul läheb 2-3 päeva. Ja ülend on sul lugude kokku otsimine ja selle feelingu tekitamine sinna juurde nende lugude sisse. Et lugude sisse siis, et sa paned selle kokku just niimoodi, et ta oleks ekstaatiline tants, et sa hakkad kuskilt mingi rütmiga pihta ja liigud kuhugi
on ju, et ta tekiks mingi kulminatsioon ja siis tagasitulek. Ma viimane kord ma lõpetasin ainult kulminatsioonis. Orgasm. ja siis ekstaatiliselt tihti Tiidu ekstaatilistel on keegi teeb selle mahatuleku lõpus. Jah, et Tom tuli siis tegi mahatuleku. Jah. Aga okei, nii palju korraks veel selle koha pealt, et kuidas sa valid, I don't know, 20+30 asja välja ühe pea jaoks näiteks? Kuidas sa tead, et umbes, et kui see ei ole nagu eelseadistatud, et see tuleb järjekord ühesõnaga ei pole eelseadistatud, et kuidas sa tead, et mush käib, okei, paned klapi siia, valid mingi, see oli vist selle, mis ma üle kuulsin, et äkki see sobib või kuidas saad nagu nii hästi pead tundma lugu, et vaat see sobiks siia hästi nüüd või? Et üks hea tuttav andis mulle nõu selles osas, et igasse plokki tee kuskil 4-5 lugu pane valmis. Ehk kui sa teed nagu mingisse žanrisse ülemineku, siis tea neid 4-5 lugu hästi. Ülend juba tuleb iseenesest, on ju. Sul on nagu žanr on nagu paigas, on ju. Mängid deep house'i on ju, siis tegelikult tuleb iga deep house'i lugu, ehk mul on tehtud kataloogid, on ju, et siis juba läheb lihtsamalt. Aga iga žanri algus oleks nagu, et sa saad aru, kuidas sa sinna lähed. Yeah. Et see üleminek on ühest tempost teise, et oleks nagu, läheks sujuvalt ja need esimesed lood oleks nagu mõjuvad. Ja siis edasi tuleb juba lihtsalt. Ja kui öeldakse selle koha pealt, et DJ vaatab nagu rahva pealt, mis nagu saama hakkab, kui lihtne seda tabada ja selle järgi nii-öelda reageerida on või nagu teha siis vastavalt sellele, mis sa saalis näed, kuidas see käib? Suvel tegin ühte pidu ka, kus ma siis nagu vaatasin, et okei, et nagu rahva emotsiooni pealt mängisin, on ju. See on nii veider, et kuna ma olen 90ndate poiss, siis mul on ka nagu üks list on tekitatud nagu siuke 90ndate miksidest nagu on ju, et sellised head vanad, mõnusasse house'i rütmi nagu keeratud miksid on ju, ja siis see kataloog oli mul nagu ootel ka nagu mingi hetk, et huvitav, et kas siin läheks see peale, eks sa nagu hakkad nagu tunnetama on ju, et tegelikult kui enamusele läheb peale, siis see tõmbab ka selle vähemuse kaasa, vaata. Wow, okay. Et ega see ei pruugi üldse ju meeldida kõigile. Ehk siis Tiit tuli ka mööda, ütleme ekstaatis, et kuule, üks tuli mööda, et pange patšadat, on ju. Saad aru, ega see jääb alati. Kuule, mul on see soovilugu, et ma tahaksin seda lugu, on ju. Et kui sa lähed juba ülevasse meeleollu, siis käib sellega kaasas, et tahaks ise juba olla seal puldis ja panna oma soovilugu. Ja ma olen seda päris palju kõrvalt kogenud, minu mis kõrvalt meetri pealt, selles mõttes, et kui papsiga on käidud meelelahutus sündmusi tegemas, ma ei tea, siuke 15+ aastat, siis tihti on neid tegelasi, kes tulevad võib-olla mitte kõige kainemas olekus selgitama mitte ainult, mis lugu nad tahavad, aga kus nad pärit on ja kõik see muu elulugu. Aga sa muidu Baalil oled kogenud ekstaatilist või? Baalil? Tead Baalil? Vist mitte. Jah, muidugi, jah. Ehk siis Yoga Barnis või? Yoga Barnis, jah. Okei. Kumb tuli enne sinu jaoks? Eestis Tiidu ekstaatiline või Yoga Barn? Ma arvan, et vist Eestis ikka. Mul ka. Et see oli see huvitav kogemus, sest ma kuidagi kuulnud, et see nagu see, ma ei tea, kui saab öelda formaat, või et see nagu sealt päris nimi üldse on sealt just pärit kuidagi on ju. Et siis ma olin ka käinud ma ei tea, 10 kordi ekstaatilisel Eestis ja siis satun Baalile ja siis ma ei tea, mingi 2,5 aastat tagasi äkki ja siis nagu kogeda, kust see nagu tuli või kuidagi, et kust see nagu idee on võetud on ja mis on, seal on, kui ma õigesti aru saan, muidugi see on süke jooga territoorium, et süke suhteliselt spetsiifiline kontingent on koos, aga telefoni ei tohi olla, pilti teha ei tohi, rääkida omavahel ka ei tohi, on ju, kes tantsivad seal kõik.
that's about it vist nagu reeglistiku osas, aga ka teatud paljuski sarnast muusikat või siuke natuke tribal ja house ja siuke. No Balil ikkagi rohkem siuke tribal äkki või? Seltskond on seal joogapornis ka nagu teistsugune nagu natukene, et mis teistsugune, et teistsuguse Eesti seltskonnast. On vahe, kas sa lähed Saua mõisa diskole või jooga suurde kohta. Aga Eestis on eestlased enamasti, kellel on Eesti temperament enamasti, et lihtsalt kogeda seda seal sellises rahvusvahelises seltskonnas, kus kõigil on mingi jooga vibe täiega peal ja siis on mingi 200 higist tegelast, kedagi ei koti, kes kuidas tantsib või mis iganes on ja täiesti minnakse sinna sisse. See oli päris huvitav kogemus just pärast neid täiesti armastan neid Tiidu ekstaatilisi Eestis, aga lihtsalt huvitav kogeda, et kust, et siit võib-olla tekkis see idee, et kuule, et meil võiks ka olla need, on ju. Ja, et ma olen ka seda kogenud, seda sama tunnet, mis sa just kirjeldasid. Ja siis ma tahan öelda, et ma ei ütleks, et see on nagu ekstaatiline isegi, mis seal toimub. See on nagu rohkem erinevate elementid, nagu meil ka Eestis tehakse 5 elemendi tantsu, vaata. Et seal on nagu täiesti need elemendid on veel rohkem nagu eraldatud, on ju. Meil on nagu rohkem see ekstaatiline, oleneb ju Discordist, kes selle nagu loovad, vaata selle. Siis meil on nagu rohkem nagu ikkagi tempo üle 120, natuke rohkem sükest hausikat, on ju. Et kui ma vaatan nagu sinna poole, siis seal on just nimelt siuke tribal ja selle mõni lugu võib ollagi ainult kehakeele väljendus on, ehk siis rohkem nagu 5 elemendi tants. Üli palju oli siukseid, kas nagu pistelisi juppe, Balil, kus on hästi aeglane siuke, päris nagu siuke elektrooniline, aga siuke mõnus aeglane mingi värk järsk on ja siuke hästi earthy, maalähedane siuke mingi värk ja anyway, väga-väga cool. Aga siis on huvitav, siis ma küsiks pigem niipidi, et miks sa oled nüüd, kui sa oled 90-ndast juba kütnud DJ-ndust siis ja aastaid vist käinud ju ekstaatiliselt läbi. Kunas siis veel? 50-sel. Igatahes ja väga-väga cool oli. Koht oli ka päris tuus, käinud seal kunagi. Nagu me käisime Tiiduga erinevaid ruume läbi ka. Ja see oli, see oli mu see tingimus nagu enda jaoks, et ruum peab olema äge. Ja kui ma siis nägin seda pomo nagu see ruum, mis seal all oli, siis see oli nagu lihtsalt selline, et ma oleks üliäge koht veel. Üliäge koht, kui tulevikus võib-olla teeme seal ühe ekstaatilise. Tallinnas, jah. Okay. Pole, see on natuke isegi viisakas koht, aga ta on nagu kihvt koht. See oli alguses mõte, aga las see jääb üllatuseks veel, et siis võib teha veel. Ja mul on, ja miks see on maskipall, eks see tund tegelikult sellest, et meil on see aeg siin, on ju, et kasutame ära seda maski. See tuli nagu pärast nagu maskipall, nagu wow, kui hea, on ju. Et see läheb selle kokku, aga see mask toob siukse mõnusa seksuaalsuse ja mingi nagu see, ma saan olla selle maski taga nagu ma julgen olla rohkem ma ise võib-olla, et ja kuidas inimesed hakkavad käituma teistmoodi. Seda, et see on huvitav. Aasta tagasi ma olin Papsiga mingi suurhallis Graamo mängul, Kossu mängul ja siis see mesikeppa karu jookseb seal kostüümis ringi ja mul on siuke tunne, et ma tahaks olla see karu, et ma võiks kõike teha. Kõik teha, ma võin igast asju teha nagu täiesti tagajärjetult. Anonymous. Ja siis paar aastat hiljem Paps sebiski mulle selle kostüümi. Ja siis ma mängisin samas ruumis trummikomplektiga karulaulu, Apelsini karulaul, mängisin trummidega sisse. Seda näidati ka mingi Graamo juhtkonnale, neile meeldis see, siis ma olin Kalevi spordihallis selle samas kostüümis, mingi veeretati mind lavale umbes, nagu pool ajal. Et see oli ka tore kogemus, aga tõesti, sa oled seal sees, ma pean, selles mõttes, et seal on meeletult palab nagu. See tundub nagu, ma siin panen, tegelikult sa istud seal higistad. Ma enne muffigi peaga välja, see kuradi pea on kuidagi niimoodi viltu
et hakkab ära kukkuma, ma ei näe, kus trummid umbes on ja, aga õnneks ma tunnen oma seti hästi, et ma enam pea vaatamagi. Ja siis proovid neid kiireid breike seal teha niimoodi, ise higistad meeletult seal, see on tegelikult päris võigas kogemus. Et no, hurra, anonüümsest väga tore. Aga, ja siis meenub, et paar päeva tagasi Pärnus oli, me naisega lihtsalt naersime poes, oleme umbes Rimis. Pooltel on maskid ees ja ühel tüübil on ka mask, aga see on siuke jänese mask, lihtsalt see ülemine osa. Ehk sa saad aru, et on siuke meelega fuck you, nagu siuke käib ringi, mul on ka mask, aga alt on kõik lahti, jänes ja kõrvad. Siuksed tegelased on ägedad. Ja see oli nagu siuke, et ma saan aru, mis sa mõtled. Protestime. Ja siis sirge nagu üldse naeratanud. Kõik, kes vaatasid otsa, hakkasid naerma. Hästi kreetsim. See viimane ekstaatiline, mis just oli, mis see kohan nimi on? Pomo restoran. Okay. Sest et ülemine ots ilmselgelt tutikas on ju, klaasist see värk. Jaa, see on vana välja kaevatud siis postimaja. Just, sest et ma vaatasin, et müürid vaevalt, et keegi nüksed siia ehitab nüüd, et postimaja kunagi olnud. Wow. Ma ise mõtlesin ka, et nagu Tammsaare parki, siuke asi nagu. Aga ju siis kuidagi nagu nendele vanale vundamendile või midagi sai või ma ei tea, kes on omanik või mis iganes, aga need on võimalik ja päris äge asi tegelikult ja koos siukse kaasaegse ägeda kunstiga. Jep. Äge, igatahes väga vinge saab olema sind kuulata taas kunagi, kui sa mängid ekstaatilise. Oled oodatud. Thanks. See on loodetavasti, see ei saagi öelda võib-olla, kes sel aastal või? See aasta enam ei tule vist midagi. Detsemberiga kohe sees. Ja see aasta me enam ei mängi, et kui siin mõnel sünnipäeval nagu lihtsalt. Aga mis ma veel mõtlen, mul on alati minu meelest 2 tüüpi, Sven Truubeld ja sina, Maarjo, kui me umbes, et täiesti spontaanselt tais umbes mingi rannas, tšau. Ma ei tea, kes kus on, lihtsalt asad umbes päevitad siin, tšau. Et nagu mingi rahvaga lihtsalt lambist näeb. Minu meelest me oleme nagu mitu võrdalt niimoodi. Ja, me oleme niimoodi trehvanud. Kuskil söögikohas ka vist välja. Ja, asad ka siin. Kuskil turu peal kohtusime seal vaata veel. Pealinnas või? Ei olnud, see oli seal Kopanganil seal turul. No mõtlengi nagu... Ja ma ei tea, sa käisid seal ostmas mingi masala mingit toitu, siis soovitasid, see oli nii hea mingi. Wow, muidugi oli. Okay. Mingid ikka masala oli, aga... muidu, ei ma mõtlengi, Tongsala ehk siis nagu pealinn saarel. Okay. Ja see orgaaniline koht seal. Ja see on päris tõus. Nad on kindlasti loodame, et nad on avatud. Ma ei tea, seal oli ikka täielik mäsu. Kas sa nägid sükest pilti Faceris kees läbi? Vist Kopangani Conscious Community välismaalased inimesed aitasid kohalikke mingi sükene söögiga ühesõnaga. Pikk järjekord kohalikudest oli, kes siis olid abi saamas. Vist ma arvan märtsis, äkki aprillis kuskil niimoodi, et koroona täiega pommitas ja siis olid turism oli 0 ja tööd ei olnud. Ja siis just see nagu need siis välismaalased, kes elavad koha peal, täiega võtsid nagu asjad üles. Nägid see sükest pilti või? See oli päris südamlik värk, nagu, et inimesed, tead, see oli nii ilus näha, kui tegid, tuled, kus iganes kliimast sa tuled ja siis oled tänulik oma päikse ja kõige värske üle seal, et siis järsku, kui inimesed on hädas, siis sa teed kohalikele midagi, see oli super näha nagu. Just ja see Conscious Community'st läbi, et süke nagu abistamise mingi värk käib siin meil regulaarselt nüüd. Jah, ma muidugi igatsen. Kuidas sul selle saare igatsusega on? Ma ei ole mitu aastat nüüd saarele saanud, aga eelmine aasta käisime Baalil. Tegin Baalil jooga teacherit 1 kuu ja siis läksin teine kuu veel, olin perega ka. Nüüd 2 kuud on eelmine aasta sai Baalil oldud. Järjest 2 või see 1 ja 1? Tuli ma tagasi ja siis
et pigem on see vist valgusvajadus, vaata, seal jaanuarikuus. Praegu pole veel hullu nagu, et aga mingi hetk tuleb see, et saad seda kuvari valgust nagu ainult et tahaks nagu päris valgust saada ja korraks siis jalad kuskil. Noh, ega seal ei ole ka alati niimoodi, nagu see viimane kord kohtusime, oli mingi meeletu vihmaperiood vist või? Kas see võis olla aasta lõpp isegi? See oli aasta lõpp jah, detsember vist jah. Siis on nii jah. Ma olin veel kauem sellega, see ei jäänudki, see vihm ei saanud otsa lihtsalt. No. Et see on ka nii, et et sa ütled, kui oled kuu aega, siis mõne ikkagi saad, on ju. Kui tuled nädalaks ajaks, on ju, siis võidki tulla lihtsalt mõnusa vihma aega, on ju. Ja, troopiline ja ka vihmane. Aga ma läksin kuuks ajaks ja sain kuu aega vihma. aga see oli ka tuttav kogemus mulle, aga ma läksin isegi septembri viimane päev, no basically oktoober. Mis ma läksin? Jah, oktoobris olin platsis kuu aega vihma. Nagu sest, et siis enam vale ja mul lihtsalt oli nii siiber siin juba küügitamisest. Aga jah, tasub minna jaanuar, veebruar, maks või midagi sükest. Et aasta lõpud on seal kipuvad vihmased olema. Aga oled sa ise või perega reisinud Aasia asemel kuskile mujale ka sooja või? Mida sa oskad nagu soovitada või kiita taevani? Jah, Ian, palju õnne sulle. Ma näen seda pilti siin akna peal, et ta on mitmekuune ta on juba. 4,5 saab kohe. 4,5, no palju õnne tõesti. Thanks. Mis tunne on? Kehv tunne on. Me muisutame teda kogu aeg nimed, et kiilakas peanupp on minu puntsist punane juba. Ei, super kihvt on. Ja. Kindlasti üks parimaid asju, mis juhtuda üldse saab selles kogemuses. Ja sa praegu nagu mõtledki seda, et nagu, mis kohad oleks nagu need kohad, kuhu võiks nagu oma väiksega minna sooja nautima? Ja, selles kontekstis ka kindlasti, sest edaspidi see vaid nii on ja. Ja lihtsalt, et ma olen näinud minu sind perega Tais ja ka teisi eestlasi ja sõpse. Et ma tean, et see toimib. Ma olen näinud Lauri Haasmat rolleri peal 5 kõige suurem roller, mis mahutab palju, aga et saab perega asjus olla, aga äkki on veel vingeid kohti, kus on inimesed käinud või soovitada? See on alati nagu niimoodi see koht, et kui sa vaatad oma nagu reisipikkust, on ju, kui sa ära käia nädala või 1,5 või 2, siis vaatad nagu võib-olla lähed nagu samal joonel olles nagu kellaja vööndisse ja alla poole, Aafrika poole, on ju. Et käisin eelmine aasta Egiptuses näiteks. Aga see ei anna kuidagi nagu võrrelda nagu sellega, mis sa Aasias saad. Et lihtsalt mõnikord on nagu see, kui on lühikene periood, ikkagi see lennukiga minek ja tuleks, see nagu väsitab ka nagu päris tublisti ära nagu on ju. Lapsed on väsinud ja see on eraldi. Aga see läheb meelest ära pärast nagu õnneks. Otselend Egiptusesse? Ei, mitte, ma räägin praegu, et kui sa lähed näiteks Aasiasse, on ju, see on nii pikk ja see on väsitav. Et ma sellepärast vahepeal perega nagu validki nagu, et otselend äkki on ju. Kiiresti kohale, päike ka. Aga eks need eredamad mälestused on ikkagi Aasiasse ja tegelikult ei ole vahet. Tegelikult väga ei ole vahet, see lennuriist tuleb ära kannatada. Et ka seal Aasias on kõik samad moodi. Ja seal Egiptuses, mis sa oled seal, või Tenerifed ja nii edasi on ju. Igal pool on käidud ikka vahete vahel. Kas sa oled sama meeld, et kui Aasiasse juba minna, siis vähemalt kuuks? Jah. Kuuks ajaks. Jah, ma ei tea, mis sellest huvita siis nüüd praegu saama hakkab, et mu mamps, ma ei tea juba 6-7 aastat vast, eks see hakkas vist talvitumisega pihta, talvitub Tenerifel, siis juba nagu elab enamus aastast Tenerifel, aga nüüd on täitsa niimoodi, et kui ta sealt pagema sai, tulema sai aprillis vist, sest põhimõtteliselt kutsuti tagasi, siis oli see lõpp ikka siuke, et tohtis ainult Hispaania territoorium, tohtis ainult olla rõdul. Isegi ei tohtid mina oma selle suure piraka korterelamu basseini äärde või midagi. Et mis teed seal soojas toas kuskil on ju. No oleks ta siis soe seal?
ta tegelikult ei ole nagu soe ka ju, noh, nad ei küta ka ja siis on niisugune, vaata, see ongi nagu põrandad on kivist, on ju, ja noh, mu äripartner elas Marbeial ka nagu mõnda aega, siis noh, et ega noh, ei on nagu talvel väga mõnus isegi ütles toas olla. Jaa. Õhk soojus pump huugas kogu aeg, on ju, et see ei ole niimoodi, oled soojas toas kuskil. Aga Tenerife, no ma ei tea, ma vaatan, Hendrik Raave on seal perega näiteks, ma mingi Tenerife ja mingid asju ikka vahepeal tšekin, siis ta lihtsalt näitab neid ilusaid randasid, mis on praegu inimtühjad ja ütleb, et tulge siia, noh, on ju, et noh, et saab minna kuskil, üldse või? Saab küll, jah. Aga ma ei tea, mis nüüd, vaata iga nädal kõik see asi nii palju nagu muutub, aga kui sa hakkad vaatama, siis saab minna. Siit Londonist otselend. Ja ma mingi hetk olen nagu tšekkinud, et kas minna, hetkel ei ole tõestunud teemaks. Jah, aga eks see süke aasta algus on jah, nagu sa ütlesid, noh, pime on olnud nii pikalt juba, et tahad korraks on ära. Et vaatame jaanuaris edasi siis. Ja, sest et plaane raske teha on ja nädalatega muutuvad kogu aeg mingid kriteeriumid. Ja ma muidugi ilge sõidumees, meeldiks saab kohale sõita sinna, Mamps on sõitnud seda Tallinnast, tegelikult Saaremaalt Tenerifele mitmeid kordi, et on lihtsalt minnud väikse pundiga ja siis lihtsalt läbitud, noh, vaata, sul on tore, kui sa oled seal 7 kuud koha peal, siis on auto olemas kohe, et siis midagi ei ole kohale sõita. Sa ju pidid olema seal mingi aega või sa olidki seal siis või, Tenerifel mingi aega? Ma olen paar korda käinud, vist, ei, no Tenerifel 2 korda, Kanaaridel kokku 3. Sel aastal, naljaks isegi mõelda, aga sel aastal olen Tenerifel käinud veebruaris kõiki mingi 12-13 päeva või nii. No kuidas veebruaris ilm oli? Super, jaa, seal on süke värk, et no, kuna Mamps on ilmapede, siis ta teab, kus olla, et nagu soe võiks olla. Ja lääs ja edel on süke kõige soojem koht ja kõige vähem vihma. Et kuna tegu on ikkagi vulkaaniga just, siis pilved, värgid takerduvad seal on ja nii, et muidu kui keegi ütleb sulle, et ei, jaanuaris on ikka mingi mõttetu Tenerife, no siis tegelikult üks place ei ole, üks ilmakaar ei ole. Et see on ikkagi niimoodi, et ikka 20 ja 20 pluss ja lihtsalt tuulevärk võib seal olla vahest päris korralik. Aga ei ole mingit vihmavärki väga hullu. Ja see on õige, nagu sa väga hästi paned kohe puusalt see põranda kütteta süke kivine värk on, et see tuleb praegu isegi meelde ja et toas on riided seljas, aga iseenesest lähed kuskile mingi linna peale või välja, siis on ikka pigem soe. Mis su küsimus oligi praegu? Et sa vist rääkisid ka mulle aasta aega tagasi sellest, et sa lähed ema juurde nagu pikemaks ajaks. Kas see pikem aeg oli lihtsalt väikene külastus võib-olla äkki või? Jah, noh, aasta aega tagasi vast polnud veel keegigi rasestunud. Et nüüd, kui me läksime veebruaris, siis me põhimõtteliselt läksimegi naisega ütlema, et meid on kohe 3. Ian, kuule, kes su naine on? Kadri. Ja me nägime ju Adilas, see võis olla äkki juuni, Marika ja sina ja. Selge. Ja siis oli seal üks Kadriga, nii et ja kõtu oli päris korralik ees. Nii et meenub. Jah, aga fantastiline. Selles mõttes jällegi, kui vähegi lendad otse Tenerifele, siis väga hea väike koht, kus lihtsa vaevaga kohale jõuda. No siis äkki kohtume seal järgmine kord rannas. Yeah. Ian siin, tšau. ja, kuigi seal randades, no peab jah teadma, kus vist, ma olen tihti näinud lihtsalt musta liivaga randasid või hästi kiviseid randasid, vulkaaniline värk, hästi palju kivimit igal pool on ja niimoodi. Ja, nüüd saab olema teistmoodi see, vaatame, kus see reisimine tuleb siin uuel aastal. Kuidas sul muidu üldse see aasta nagu, selles mõttes, kuidas see aasta sind kohelnud on? Selles mõttes, et võib-olla töises mõttes on meil kõik olnud põnev, aga
ma leian nii palju rõõmu väikestest asjadest kogu aeg. Et kogu aeg on hästi põnev ja huvitav. Suhted on huvitavad. Väiksed enesearengud on nii huvitavad, noh. See on nagu sama see DJ värk, on ju, siis ma võtsin gitarri nüüd kätte, on ju, ja käin ka gitarri õppes väikselt, on ju, et see on, noh, mida iganes kätte võtad või teed ka nagu niisuguse mõnusa tundega. Et see feeling oleks nagu kogu aeg hea, et igas päevas oleks niisugune, ma ei taha öelda nii väljakutsete rohke, et siis on elu ka nagu väljakutse kogu aeg, aga et ta oleks niisuguse mõnusa kulgemisega. Hommikul ärkad alati niisuguse mõnusa tundega, et täna on aitäh tänase päeva eest. Ehk siis võib-olla nüüd hakkab alles kohale jõudma see, kuidas mõtted loovad su nagu reaalsust, on ju. Ja ma loon oma reaalsust rohkem nüüd ma nagu näen seda eelnevat manifestatsiooni, kuidas nüüd on see siis nagu käes, et iga asi võib pakkuda nagu põnevust. Sinuga siia tulek põnev. Enne seda sain just Tiiduga kokku põnev. Hästi põnev tööpäev, nagu noh, et kogu aeg midagi õppida. Yeah. Ma hiljuti tegin ka Mardoga ühe saate, ta on fotograafia ka üks podcasti saatejuht, et ütles ka, et leia nagu igas päevas enda need väljakutsed ka, et sa nagu teed midagi sellist, mida sa varem pole teinud, on ju, et leia see väljakutse ja ega see, noh, ma ei hakka võib-olla Mardo nagu sellest pikka lugusi ümber nagu rääkima, aga ma jõuan nagu selleni kogu aeg, et see enese nagu, noh, et kui midagi ka äpardub, siis on see lihtsalt üks asi, mis nagu äpardus on ju. Sa õpid nagu selles kogu aeg, et teeme teistmoodi, teeme niimoodi, teeme naamoodi. Et kui vanasti oli kuidagi niimoodi, et nässu läks, vaata. Või ma oma laste pealt näen ka tihti peale seda, et no see ei tund välja, nüüd ma rohkem ei taha seda teha. Et kui sa õpid kogu aeg nagu seda natukene, keeran seda nurka ja et õpid nagu eksima ja siis eksimusest nagu edasi liikuma. Siis on see kogu aeg põnev. Ja tee nii, tee naa. Jaa, mul on ka vist olnud mingi siuke viimasel eriti siukest mingit taju või tunnetust kuidagi, et mingid asjad, mis on täiesti aastaid küpsenud, nüüd vaikselt nagu maitsed neid vilju. Üks asi on kas või siin samas neid tundide andmine. Nagu 15 aastat on koolitatud erinevate trummidega tegel Inchgate. Ja nüüd ma tulen tundi, mul on nagu kaif, nagu, sest et nii lihtne on. Tead kohe, kuidas juhendada, mida korrigeerida. Kuidagi nii, siuke nagu varem ma mõtlen tagasi mingid aastad tagasi, mingid hooajad ja mingid perioodid ei tee tunde. Miks tunde teid? Või et nagu varem teinud tunde, tööd oleks vaja, tee tunde. Nagu nii loomulik, aga praegu kuidagi nagu mingid asjad näest nagu paika loksunud. Et mis täitsa nagu aastaid kuidagi settinud. Pika vinnaga käivad siuksed asjad ja siuksed mingid laagerdumised nagu ja mingi veini efekt, et läheb nagu mõnusalt magusaks on ja. Ja. Aga lihtsalt, et et põnev kuulda, kuidas märtsi algusest vist äkki 9 või midagi tuli see nagu väike pandeemia nagu endas peale, et oli sul, kuidas sul oli nagu? No ma tegelen toidulisanditega, on ju, siis pandeemia loomulikult tekitas kohe ka nõudluse vitamiinide järgi. Aga hästi palju tööd on tehtud siiamaani. Et see nagu on nagu toit ja toidulisanditega tegelemine. Ma ise õppisin vahepeal ka toitumisnõustajaks. Ja et ennast edasi harida, siis see on ka lõputu, sa võid kogu aeg midagi õppida vaata, ja näed seda nagu, et ei ole ka niimoodi, et üks asi aitab sulle kõige jaoks, on ju, vaid et kuidas see kombinatsioon kogu aeg käib ja et sa ei doseeri ka midagi nii palju üle, on ju, siis sa viid midagi hoopis ka paigast ära
ja neid taimi on ju meeletus koguses ja noh, et see on niisugune lõputu õppimine, et mulle meeldib toidulisanditega tegeleda. Et iga päev on täis nagu selles mõttes õppimist ja uut infot. Kui ma eile käisime naisega ja lapsega, perega ühesõnaga, Järvekeskuse mingis ökopoes ja seal olid igast vitamiinid, erinevad asjad, top tooted. Ja siis ma korraks põgusalt lihtsalt sirvisin neid ja muidugi tulid sina meelde, sest et kui ma mõtlen, et mingi toidulisande peale, siis on Mario. Et siis ongi päris bingo nagu küsida, et mina, kes keegi pole otseselt võtnud kunagi mingi regulaarselt või hooajaliselt mingid asju, mis oleks nagu siuke hea asi, universaalne asi, mida tasuks võib-olla eriti praegu selle ajal võtame? Mida võiks puudu jääda või? Mis oleks siuke võib-olla siis immuunsüsteemile siuke kindel toetus või midagi siukest või? Garantii, on ju? Ma ei tea, ma isegi oska nagu, lihtsalt ma vaatasin neid ja ma lihtsalt vaatasin, et no top tooted, nii, umbes teine koht, mingi vitamiin C, on ju, et mis juhtuks minuga, kui ma võtaks seda iga päevaselt näiteks 6 aega, et äkki ma tunneks midagi veel paremini ennast. Okei. See on väga hea küsimus kusjuures. Et me elame nagu duaalses maailmas, on ju, et alati, kui sa midagi ka võtad, midagi teed, küsi endalt, mis ta mulle annab ja mis ta mult nagu võtab, on ju, et väga kõvasti on tehtud nüüd tööd, on ju, C-vitamiinile, on ju, et aitab sinna ja tänna, on ju. Et minu teooria natukene ütleb seda, teooria, et info, mis ma olen kokku kogunud, et liigses koguses midagi tarbida ei ole mõistlik, et ka C-vitamiiniga tegelikult L-askorbiinhappe meeletus koguses, ütleme sünteetiline L-askorbiinhappe 100% C-vitamiin, antioksidantide laks, et tarbid, keha saab antioksidante, on ju, põmm. 2 tundi on sul antioksidandid laes ja mis peale seda? Parabool. Ehk siis tasakaal on selles, et tuleb alla. Teed parabooli läbi. Ehk siis 2 tunni pärast sa võid olla topelt vastuvõtlikum haigustele, kui sa oled nagu siis boostinud ennast ülesse. Aga C-vitamiin on ülivajalik meile, on ju, et sa peadki nagu vaatama seda, mille jaoks sa midagi nagu teed, et kui sul on mingid haigusnähud näiteks, on ju, et siis ennast boostida korraks on väga mõistlik, sellepärast, et ta võib-olla ei saa löögile, on ju, sa teed endale hea C-vitamiini laksu, see on sama hea, vanasti oli, võtta pits viini, on ju, vereringe käima, on ju, surub välja need asjad, mine talisuplust tegema, teeb sama asja, on ju, et algus on külm, pärast hakkab keha tootma sooja, surub välja. Sama on C-vitamiiniga ka, aga kui sa jääd nagu sellesse lõksu, ehk siis vene teadlased ütlevad tänaseks seda, et immuunsuspuudulikkus on võib-olla liigse C-vitamiini tarvitamise süü, ehk siis sa boostid seda üles kogu aeg, aga see oma keha lõpetab nagu toimimise ära nagu selles mõttes, et enam ei tooda peale neid antikehasid. Aga kui sa ütled, et C-vitamiin on oluline, kas sa mõtled selles kontekstis, et C-vitamiin on oluline söögi kaudu või lisaks söögile oleks oluline ka võtta eraldi? Ma tegin toitumisnõustamiskooli nagu läbi ja pidin tegema seal ka nagu anamneese inimestele, et uurimaks siis, kuidas nad söövad iseennast nagu uurima ja sisestama programmi, vaatama, mis kokku tuleb. See pilt ei tunnud ilus nagu selles mõttes, et kui palju peab seda porgandit päeva jooksul sööma, et oma mingid vajadused, et seda saab sealt ja seda saab sealt, on ju. Sa pead hästi teadlik sööja kogu aeg olema. Me oleme mugavad, on ju. Meile meeldivad kogu aeg, mulle meeldib see toit, on ju, sa tekita mingi koosluse, mingi nädalasse paned, on ju, mingi koguse neid asju, et seda toitu söön ja seda toitu. Kui sa kõik selle oma menüü lööd kuskile Nutridatasse, vaatad järgi, mis sealt nagu mida sa saad ja mida sa ei saa, siis lahutad veel maha kõik selle, et nad on pritsitud või mis iganes, on ju, C-vitamiin läheb ülikähku nagu välja ka tegelikult ju nagu nendest puuviljadest, on ju, kui te natuke töötlete ta, on ju, õhuga. Ja kuumusega ka vist viib, jah? Kuumus õhk kohe. Aga kõik kaob. Kes ütleb
kas see on legit sinu jaoks allikas, kes ütleb, palju seda vaja on? Selles mõttes, kui sa vaatad, et need normid nagu absoluutselt ei täitu tegelikult inimestel, siis kes need normid nagu kehtestas või? et sa saaksid kindel olla, et jah, tegelikult on asi päris hapu, et inimesed ei ole saamas seda. No ma toongi pigem siia D-vitamiini sisse, et ma olen natuke seda olnud ka nagu Riina Raudsikuga ühte meelt nagu mingi hetk, kus ja ise kui D-vitamiini müüja on ja siis ma nagu oleme testinud inimeste D-vitamiini tasemeid. Ja kui sa riiklikute normide järgi, mis vanasti oli mingi 400 IU-d päevas on ju, sellega ei hakanud D-vitamiin mitte midagi tegema, ka beebile võid anda 400 IU-d on ju. Aga noh, see oli kunagi 100%. Ja nüüd täna on ka 400 IU-d päevas on 100% su D-vitamiini vajadusest. Mis on ilmselgelt vähe või? No ilmselgelt on seda nagu vähe, et kui sa elame selles kliimavöötmes on ju kõik need asjad kokku lõpuks on ju, sa ei saa toidust, ei söö seda nagu endale, kus ei saagi sisse süüa nagu see päikest meil pole on ju, ei sünteesi kuskilt. Et need kogused, mis oli vaja võtta, et see hakkaks liikuma, olid lihtsalt üle normide päris mitu korda. Aga võib-olla, kui sa tahad hoida, siis võid tulla seda natuke tagasi. Et kui sul rauapuudus on sul vaja nagu, rauapuudus nagu tagasi saada nagu sellega, et sa nagu boostid seda natuke aega üle ja siis tumbad jälle tagasi nagu normi. Et see on, aga enesetunne on hästi oluline selle juures ja vaadata, mis toimub veres ja nii edasi, ennast analüüsida. Just mõtlengi, et ma ei ole käinud üliammu mingis vereproovis, rääkimata põhjaliku vereproovi testi tegemises, et kunagi, kui ma 2008 läksin üleöö toorveganiks, nagu ikka mindakse üleöö, külmab välja ja uus sisu nagu asemele, siis ma tegin küll vist mingi aasta-2 pärast mingi põhjalikuma veretesti ja vist igaks juks, et olla nagu kindel, kas see on jätkusuutlik, mis ma olen tegemas. Anyways, testid olid kõik nagu väga nunnud, aga ma pole ammu teinud, et 31 olen, kas minu vanune võiks teha suht iga aasta korra või kuidagi või? See on nagu jah, et vaata, ma toon jälle ühe nagu, et jah, muidugi nagu, et sa peaksid enda puhul saama aru sellest, et siis pead looma mingi rütmi, on et aru saada, et mu enesetunne ei ole hea näiteks või on väga hea, ma vaatan üle, mis mu näidud nagu on ju, et mingi stabiilsus tekiks, mingi statistika tekiks enda jaoks, et minna näiteks mingit mineraale oma näiteks kehas nagu mõõtma üks kord on ju, siis keha on nagu ühtepidi ka nagu pank, et ta kogu aeg nagu ta tasakaalustub on ju, ta harjub kogu aeg selle keskkonnaga, kus sa oled on ju, et ja ta võtab ka nagu luudest igalt poolt on ju, taastab seda kõike on ju, aga ta võtab pangast nagu, annab sulle sealt luuüdist peale nagu seda on ju, aga tegelikult on ju, miinuses võib olla, et need testid on ka mõnikord, et sa pead vaatama, mida sa testid. Et mõnda asja ei ole nagu hea nagu ei näita nagu seda, mis sa nagu ootad sellest on ju. Aga seda saab, kui on juba defitsiit seal, et sa nagu teed testi ja seal on defitsiit, siis on selge see, et tuleb kiiresti tegutseda. Ma arvan, ma pean selle sünn läbi panema aja igaks juks. Ja Ecoshi poodi tulema külla mulle. Jah. Vaatame üle. Võtan rahakoti kaasa igaks juks. Läheb tarvis. Võta krediitkaart. Jah. Aga see näiteks, et ma ei tea, lihtsalt tuleb suvi Eestis ja on näiteks juulikuu ja kuumalaine, siis mul on selline tunne täitsa, et kas see üsonega polegi täitsa lapsik mõttekäik, et kui väikest on Eestis, võta nagu mitte päris aastavaru täis, aga nagu võtta, sest et nagu see on sulle kasulik, sealt tuleb palju D-vitamiini, jah? 15 minutit paljalt päevitades saad kätte see 15 000 kuni 20 000 IU tegelikult on ju, et aga üle selle ei ole enam nahale hea on ju, aga et see on ju väga, aga arvesta sellega, et ei püsi sul.
ega ta ei saa võtta, sa ei saa võtta aasta jagu seda päikest endale täis. Panka täis. Laeb panga täis. Aga mõneks ajaks on ta ju ülivajalik, sest noh, see valgusravi on ka hea, et see, et ikkagi jah. 15 000 mingit ühikut ütlesid või? 15 000 ühikut saad, kui sa oled 15 minutit nagu selles mõttes päikse käes. Nii et kui ma olen trussadega, siis see on 14 800 või? Just. Okay. Ma arvasin. Okay. No jah, lihtsalt eks ma tulen siis check-in täpsemalt, mis sa mulle soovitad. See on siuke individuaalne värk vist on ja keegi koha peal oskab soovitada? Jah. Et see käib hästi palju ka, mina vaatan seda, mida sa sööd, on ju, et siis me vaatame su nagu elustiili ka natuke üle ja leiame sulle nagu sobilikud asjad ja me tihti loodame sellele, et su enesetunne ka muutub, on ju, see, mida sa nagu tihti peale tuled kurtma või siis tahad hoida seda, on ju, et sa suudad nagu, lähed nagu, kui sa lähed oma mingisugusesse kuuri tegema endale, et sa nagu tajuksid seda nagu ka pärast. Mõnikord peab vahetama, et sa otsima seda õiget asja enda jaoks. Et ega meil ka 100 inimesest üks võib öelda, et mõni toode ei tööta ka, et aga ta organism ongi juba nii viimasel vindil, et see toode, mis peaks seda asja tegema, lihtsalt keha läheb errorisse selle peale, et keha on juba nii palju errorisse läinud. Peavalud, seedetrakti häired ja nii edasi. Ja nüüd ma tulen burgeri Coca-Cola pealt, ma tahan terveks saada kohe, on ju, et kui sa juba müüd nagu suuremale massile, siis tuleb nagu õigest imelugusid tegelikult kuulad. Aga pigem ma näen ikkagi positiivseid lugusid rohkem. Ma vist olen täna avastasin, et ma olen müüdud ühe reklaami poolt. Kui sa sõidad Rocca al Mare suunas, siis sa näed, et Burger King ütleb, et mingi lihavaba burger on väga suur ja saadaval Rocca keskuses isegi vist, jah. Nii et ma täna sõitsin sealt mööda, mõtlesin, et ma isegi tahaks vist, et see reklaam toimib. Ma isegi tahaks vist nagu proovida. Mis lihakas oli? Beyond Meat on ju vahel? Ma ei usu tegelikult. Ma ei usu, et Burger King ei tegi nagu Beyond Meat. Just, sest et see on nii nii trademark, et see oleks tõenäoliselt kirjas seal olnud, aga lihtsalt oli umbes, et 100% veiseliha vaba või mingi siuke, kuigi mis asi see Beyond Burger, ma actually just proovisin seda, ma ei tea, teist korda elus nädalake tagasi, et see on mingi shit vä. Et see on tegelikult mingi siukene, pole nagu kaugeltki tervisetoode. Võib-olla sa tead rohkem sellest või sa oled uurinud? Ma tean ainult, et see on laboris kasvatatud mitte loomne liha, või kuidas nii saab öelda vähem? Ei, see on minu arust on ikka hernevalk, peamine toimaine. Just, aga ta ei ole loomne burger, nii, aga ta on nagu kasvatatud kuidagi, pandud kasvama see, ma tean. Okei, seda ma ei tea, lihtsalt ta mulle maitseb. Jõudsime kõige olulisem. Ja see oli päris hea. Et ma vaatad ka ju, mis nagu olemasolevast nagu parim on, nagu mida enda lauale panna. Ega Selveris lähevad, peedikotletid lähevad küll, aga vahepeal tahaks Beyond Meati ka nagu. Yeah. Et see on või Wönerit on ju, aga Wöner vist on ka mingi nisu baasil äkki või? Mis see Wöner on? Wöner on ka samasugune nagu döner kebab. Nagu toode valmis restoranis mingi... Ta on... Või Prismas on see? Ei ole. Minu just on teda nagu restoranis hetkel rohkem saadaval. Ja see on mingi vegan? Ta on vegan. Okay. Jah. Taimne kebab. Okay. Peame rääkima, naljakas, kuidas me peame panema, et beef lihavaba. Nagu kebab lihavaba. Okei, nüüd ma saan aru. Me saame aru, kuidas ta tõenäoliselt maitseb võib-olla. No jah. Aga need on 2 asja, mida mu lapsed söövad nagu väga hea meelega. Et ma ikkagi kodu olen ostnud ka neid. Ei saa salata. Ma arvan, et see Beyond Burger on nagu see, et sa saad vahetada, kus maailma nurgas sa lähed seda tellima sealt sama asja vist, jah? Jep. On see sama point? Okei. Hea teada. Ma ei tea, mida nad seal kasvatanud on vahepeal, aga see on ebareaalselt hea minu arust.
et nagu ma ei saa aru, kuidas on võimalik saada üks hernevalk nagu nii heaks, et noh, et vaatad nagu, mis sees on, aga ei saa aru. jah, täiega hea. Alrighty. No nii, mis see kellake meil on? Ma ei tea, pikad su saated on? Ma olen siuke 1,5 tunnised enamasti. On väga hea, siis me saame ühe teema veel võtta. Mul oli lihtsalt paar päeva tagasi nagu, ma ei oleks arvanud, et see vestlus läheb siin nagu ta läheb, aga mingi Hiina teemaline jutuajamine siin samas. Ja ka siuke täiesti üllataja, et nii palju kui nagu kuulda lihtsalt olnud sellest või Hiinast, ma ei tea, kogu sellest just kui diktatuuris pigem on, et siuke väga karm kord ja nii. Siis see oli lihtsalt siuke elukogemus 5 aastast siis külalisel, kes koha peal seal mingi suurlinnas ajas oma asja. Nii et lihtsalt kuidagi meenub, et vahest lihtsalt läheb aeg nii ruttu siin, see pikem podcast, aga lihtsalt siin samamoodi meil praegu nii nagu põnevalt, et ei pane tähele, kuidas aeg lendab, aga tahtsin küsida lihtsalt, et kui märts oli käes, selles mõttes, et ikkagi, kas sul oli niimoodi, et mis sest, et oli neid asju järsku vaja, mis sa pakud või mis sa toodad, said sa üldse nagu teha neid, sest hästi paljud kohad olid nagu kinni, et sa ei saa nagu isegi tootma minna või? Mitte toora, sa ei tohi nagu... No seal väga suur peavalu oligi nagu tegelikult meie jaoks palju tööd. Et sa võid autostokk ennast nagu tühjaks müüa, aga või siis apteeki müüd ära ennast ja ootad pikalt oma nagu sissetulekut hiljem sealt, aga jah, see on probleem, see on täna ka probleem, aga me töötame sellega. Tõesti, raske on kätte saada, selles mõttes, et transporditingimused on läinud täitsa nagu käest ära. Ja kuivõrd rahvusvaheliselt seotud saama asjaga oled niimoodi, et nagu Poola on kinni. Et siis see pekkis või? No, näiteks. Õnneks päris nii hull elaga me üle maailma tellime tõesti. Brasiiliast, USAst, igalt poolt. Ja meeletult siis viibib vahepeal mingid asjad. Ja mõni asi võib sul lihtsalt istuda seal kuskil. Ootab oma järjekorda sinna DHL-i lennuki peale niimoodi. Nädal aega, tuleb niimoodi vaikselt. Nagu järjekord, nagu inimesed ootaks. Vanasti said nädal aega oma asjaka palju kätte, aga siis nüüd enam ei ole nii. Ja siis tehakse mingid piirangud, pakkide piirangud, et sa ei saa üle mingi 25 kilo või üle 50 kilo saata midagi. Siis tuleb teha mitmeks jupiks ja nagu praski perneed praegu hetkel. Aga töises mõttes kas paljudel lihtsalt on, ma olen lihtsalt rääkinud inimestega, paljudel on just nagu praeguse ajastu tõttu siuke hästi soodne pinnas olnud mingiks kasvuks, nagu sa alustasid ka, nagu lihtsalt üleüldine siuke heaolu või nagu oma elus, aga mõtlen, et just nagu töölises mõttes, kas sa panid ka kuidagi töises mõttes tähele, et kuna on vaja teha asju teistmoodi, siis leiti mingid geniaalseid lahendusi või? Niisugune, et nagu mingisugune logistika läks palju lihtsamaks, et nagu, me saame seda teha niimoodi hoopis või kuidagi, ma just toon ühe näite korraks. Suhtlesin ühe sugulasega päeva tagasi ja näiteks selle aastal kuskil keskel siuke tore padu koroona aeg. Nad tootsid mingi video oma sellest tootmishoonest, mida nad kõik suudavad toota oma massinate ja pinkide asjadega. Video. 3 minti, äkki teeks 1 mindiseks. Ühesõnaga oli siuke, prooviks kokku kompressida, et võimalikult palju infot näidata ja nii edasi. Et põhimõtteliselt saada kliente, kes tahaksid kasutada seda teenust. Ja lõpptulemusena toimis see kõige paremini, et müügimehed olid läpparis ja siis võtsid lihtsalt läppari ja läksid sinna tootmis nagu sinna ruumidesse. Et umbes, et sa küsid selle kohta, nii, vaatame kohe. Nii, see on siuke, see käib nii, see mees teeb siin niimoodi, sellega lõpptulemus on siuke interactive, kohe küsid, kohe saad nagu vastuse, selge, lähme nüüd paar meetrit eemale või kuskile muusse ruumi.
et toimus nagu edukalt see kasv, on ju. Just tänu sellele, et ei olnud mingit videot, kus on mingi, kõik on näha, võib-olla klienti kotigi palju asju, on ju. Aga et leitakse mingeid uusi viise kasvada või surenda või laieneda. Kas ongi vist kogu aeg tegelikult töötab? Ma arvan, mingites sektorites on ta ka eelnevat olnud, aga see on see inimese mugavustsoon ju tegelikult on üks parim killer, on ju. Headele ideedele, et lükkada sealt välja kohe hakkad tootma. Et ilmselgelt on ka neid inimesi, kes vaatab, et see on ikkagi paras pein. Vaata, see on tihtipeale niimoodi, et sa ei saa kohe hüpata ühest nagu paadist teise, vaata, on ju. Sul on loodud üks paat, mingi restoranide kett, on ju. Ja siis hakkab sul see kasi nagu kuivama kätte ära või ma ei tea, oled mingi Airbnb mingisuguse asja üles ehitanud 100 korteriga, on ju. Ja sul enam ei ole turiste, on ju. Et sa ei saa hüpata välja, et on ju, ma võtan hoopis nüüd, teen selle kuidagi ümber, aga ümber sa teed, aga alguses nagu natuke et sa pead läbi elama selle ja sa ootad ka veel, sa ei tea, mis edasi saab, on ju. Kas lähevad asjad karmimaks, vabamaks, on ju, lastakse turistid linna või mitte, et nagu iga päev on ju kogu aeg uus, vaata, on ju. Et päris hea trikk. Kui sa nagu täna nüüd ja alustad, on ju, ma arvan, neid ideid on väga palju laual, millega just praegu tegeleda. Seda just mõtlengi, et kui sul oli märts, öeldi, et nüüd on nii üleriigiliselt, siis ühelt poolt tõenäoliselt teil oli nagu nii palju 2+2 ikka, on ju, et okei, et me õnneks toodame asju, mida praegu eriti võib-olla inimestel vaja on, super, on ju, et siin on mida pakkuda ja siis oli võib-olla fookus sellele, et kas me saame nagu sa ütlesid, kas me saame kätte need asjad üldse, et nagu kas meil on mida müüa või kas tekkis nappus vist kohe või kuidagi või? Siis olid täiesti mingid uued issued, on ju? Uued issued tekkis, jah. Et tähelepanu liikus nagu ühes kohast teise nagu natukene, aga sa näed ära, et sa tegeled siin mingid lihtsalt asjadega, vaata, mis vanasti olid nagu nii loomulik täiesti, et sa pead et see ei loksunud kohe paika. Õnneks see esimene laine oli nagu natukene niimoodi käis ära ja siis nagu tuli suvi, vaata, lõpuks nagu peale, vaata. Inimesed läksid välja. Jah, ikkagi. Just. Et võib-olla nüüdne agoonia on nagu, me ei tea jälle. Võtame tänase olukorra, ma ei tea, need numbrid kuidagi paremaks ei lähe ja valitsuse tuju nagu nii paremaks ei lähe. Et pigem nad keeravad vunki nagu juurde, on ju. Et mis homme jälle, et millega täna on, mis asi on täna see, on ju. Et teistpidi ronid ju arvutisse nagu rohkem, digitaliseerime rohkem ja arvutisse. Kas praegu on käimas teine laine või? Ma ei tea. Ma ka ei tea. Me oleme nagu nüüd vaadanud väga uudisid absoluutselt, et ma lihtsalt panin tähele, et siin hoones ka oli mingisuguse sisemine ainult maskiga silt järsku, mida aastades keegi väga ei tee. Aga all ujula juures oli kõik inimesed maskiga, ma vaatasin küll korraks, oli niimoodi see tunne käib nagu seest läbi, saad oled ilma maskita, siis kõik vaatavad siin niimoodi, mis toimub. Nüüd ka Pärnus kogesin esimest korda seda, et poes on nagu seda arvamus, et vähem peaaegu pooled on maskis, okei. Et ma peaks, et äkki teeks AK alati. Kuhu sa ise praegu hetkel jääd? Nagu mask või mitte mask? Kui sa küsid mult, ma ei tunne otseselt mingisugust ohtu või nii, ma ei tea, ma ei tea, peaks aga siia hakkama, miks ma ei tunne ohtu, sest et võib-olla see on naiivne öelda, et sest et mu lifestyle on nagu päris tore, nagu ma ei joo, ei suitseta, ei tee mingit, ma ei tea mida, regulaarne uneaeg, magan hästi, palju paremini kui varem enne last, et see vist on, ma olen kuulnud, et paljudel nii, et peale lapse saamist magad palju paremini. Oskad une kvaliteeti hinnata rohkem. Jah, ja nagu, ma ei tea, bioloogia, lihtsalt päeva pealt nagu magad nagu sügavalt. Nagu, mina naine mõlemad olime sellised kerge unega varem ja päeva pealt laps on sündid mõlemad täiesti, nagu kott nagu niidetud. Ja muidugi, see sünnitusprotsess oli iseenesest küll pigem nagu läks kergelt, hästi kiiresti. Aga siiski on teatud väsimus tekib mõne aja pärast ja siis ongi vahepeal sellised 20-mindised sutsud, et üks last umbes toidetakse, siis muid abistamisi hetkel teha ei saa. Siis ma magan korraks või? Ma magan 20 minti, okei, selge. Kohe täiesti läinud ja
märkadki 20 minuti pärast umbes keegi tuleb, midagi on vaja teha, last kaaluda, mida iganes. Et une kvaliteet, täiesti drastiliselt paranenud. Ja noh, ja et lihtsalt mõtlesin, et äkki peaks natuke nagu update ima ennast ka, et õnneks see esimene laine tegelikult tekitanud mingisuguse kogemuse, et kuidas nagu inimesed reageerivad, inimesed reageerivad erinevalt, on ju, et kui ma tahan ka nagu jätkata oma õpilastega, et siis täitsa vaatasin niimoodi, naine oli natuke üks päev, et kuule, et kui siuke pull hakkab, siis me kolisime maale, on ju. Mõistlik mõte. Märts nagu tuli, mul olid mingid korralikud kulutused, mingid peal, on ju, ja me olime ikkagi, et juhe täiesti seinast, kõik lepingud üles ja kõik uskumatu, aga jah, YouTube'i tuli jälle vaadata reklaamidega ja on ju, et see on nagu Adblockeri töötada enam. Ei, nagu ühesõnaga juhe seinast on ju, et 2 kuud elasime minu pool maal. Õnneks tuli suvi, õnneks oli soe ja tore. Aga lihtsalt, et natuke kogemuste sellega, et kuidas varem oli, et kuidas siis nüüd saaks natuke nagu paremini säilitada seda teatud majanduslikku taset, on ju, kui on nii, et näiteks jällegi hoone võib-olla täitsa kinni ja ei ole siin mingit tralli, et see oli täitsa pandi lukku, on ju. Nii et. Anyway, see kõik muutub kogu aeg. Ma ei tea muidugi hiinlased või need juba ütlevad, et neil on juba läinud see kõik, on ju, aga hoiavad ka veel distantsi ja käivad maskides, et kas mis aitab, mis ei aita. Või see on juba organismis meil hakkab teistmoodi toimuma. Et ma usun, et see haigus tänaseks on olemas ikkagi, et mu kitarriõpetaja jäi sellesse. Et ma seda ei ütle, et seda ei ole, aga ikkagi pigem ma tunnen ka seda, et see hirmutamine, inimeste hirmutamine, et kui oleks minu teha, siis ma lihtsalt keeraks need uudistevood nagu teisele häälele. Et kui neid üksiku nagu neid surmasid üles loetleda, see on hirm kasvab, hirm võtab, viirus võtab vähe. Aga ma lõpetuseks küsingi, et maski koha pealt, sest ma ei ole ise, ma ei oska midagi arvata praegu, et ma olen nii vähe viimasel ajal uurinud seda värki. Mis sa sellest arvad või miks sa, kui sa ei käi, siis miks sa ei käi või miks ei tundu piisavalt oluline või kuidas, mis sellega on? Sest ma ei käi, ma ei tea. Ma arvan, et nagu olulisem on see, et sa saaksid selle, mis sa välja hingad, lasta nagu ruumi õue minema ja hingata sisse see värske õhk, on ju. Et ma olen keskuses käisime lastega, on ju, see oli esimene laine, siis oli ka, kõigil oli või vanna, siis ma tajusin küll väga hästi seda, kui sa seda ise sisse hingad, mida sa sinna samasse, lõpptulemus, ma saan aru, et võib-olla see tunnikene, seda maskikanta võib-olla ei tee suga veel, ma ei tea, ajusid pehmeks. Aga teisalt ma ikkagi usun ka nagu seda, et see meie kodeerimine nagu käibki niimoodi, siis paneme praegu, paneme selle ja siis paneme ühe asja veel juurde mõne aja pärast ja siis selle ja siis nagu paneme selle kiibi ka ikkagi ära. Sinu enda huvid, siis sa tead. Aga kui kiipi ei ole, lennukil ei saa. Ja alguses on lihtsalt vabatahtlik. Jah, just. Ja kõik tahavadki. Sellepärast see ongi keeratud sellisesse võtmesse, et kõik ju tahavadki vaksiini ja kõik tahavadki seda kiipi ka lõpuks. Yeah. Sest et lõpuks ometi tuleb vaksiin, seda aru inimene. Ma vaatan kommentaariume vahepeal, ma ikka loen vahepeal. Ma panin endale blokkeri peale, nagu, et ma saan 5 minutit lugeda uudiseid päevas. Wow, süükka siin olemas? Jah. Okay. Siis ütleb sulle täis ja rohkem see leht ei avane. Wow. Mul on arvutis seda pandud või nagu selles mõttes sellele läpakale, on ju. Aga ma olin nii kaval, et ma trikitasin ennast telefoniga ära. Et nagu, väga hea. Ja näpud kirjutavad ise neid sõnu, neid levinuma, et uudisportaalide sõnu. See ei tule, mina ei tee seda. Vaatan ja avastan selle, kui see blokker tuleb peale, on ju. Vau. Ongi nii? Ja, et mõned asjad on sul nii sees. Wow. Et see on, ja siis sa märkad seda, sest siis sa ei näe seda, mis tuli, vaid tuli see mingi nägu sulle ette. Kas mina tegin seda praegu?
ja siis nagu hakkad leidma uusi nagu viise, jälgi ennast, ma kogu aeg vaatan, mis ma teen ja proovin ennast nagu distsiplineerida ka nagu, aga nagu teisalt ma ütlen, et täitsa, ma nagu nii eraldan ennast nagu ära natuke, vaatan nagu ikkagi rohkem kui show'd seda nagu mõttes, aga ikkagi nagu hea oleks vaja teada, et kas ma võin kuhugi minna või ei või minna või kas maailm on avatud või mitte, siis ma ikka vahepeal nagu loen. Et see nagu kino, nagu see ma kasutasin seda ära kui meelelahutust ikkagi nagu. Et kuigi olin eraldatud, aga meel tahtis lahutust saada. Kellest on ju. Jah, sest me oleme selles nagu kõik sees on ju. All in this together nagu globaalne värk. Ja nagu öeldud ka kuidagi see praegune pandeemia situation eriti toob esile kohe nagu kas või sinu tööalased, kuivõrd seotud me oleme üle maailma. Nagu varem on olnud teistmoodi, nüüd on nii täiesti globaalne kõik. Nii et jah, ma vaatan ka, kuidas aga see on nagu huvitav jälgida, kus see maailm tegelikult ju läheb, on ju, nii et mina pigem ütlen, et igas asjas on ju miskit head, nii et see kõik ongi kuskile, me muutume, inimesi muidugi välli tekib nagu järjest sügavam, nagu selles mõttes meie vahele siin, maskiga maskita või, või mida sa pooldad ja mida sa mitte. Et nagu meid nagu eraldatakse nagu natukene. Seda ma täna isegi tundsin, korraks mõtlesin sellest, mõtlesin, et huvitav, et see on üks asi, mis on nii selge nagu lahk-koht on ja et wow, et see on süke nagu eraldus, et kuna süke teadvuse tase tihti on süke, et ta ei küsi väga palju küsimusi või ei ole väga avatud, ehk et ma ei tea, keskmine inimene läheb kuskil poes näiteks maskiga, näeb kedagi mitte maskiga, näeb, et keegi on maskita, ei pruugi olla nagu see, et huvitav, mis ta põhjus on või see on vale. Et see ei ole teatud sükest avatust, on ja, et selle tõttu, kuna on juba ette otsustatud ära, et see on vale, nii on ja küsimusi viitsi keegi küsida, siis ongi lõhe kohe, et ma olen siin, tema on seal. Et väga huvitav, kuidas see on nagu selgelt mängid praegu nagu välja. Ja kas või see, kui ma mõtlesin nagu Hiina peale, et vist oli kontekst ka see, et Hiina paljuski toodaks mingid sarnaseid maske nagu poolel maailmal vaja läheb, siis siis ei saa kätte, sest mingi transiiti toimu näiteks on ja siis, et wow, et see on nüüd see made in China, et me oleme outsourcing kõik sinna, sest üks riik oli, et te soovite neid toota, ma vaatan korraks, jah, meie rahvas on nõus olema ekspluateeritud, võite anda seda oli uskumatu, et kõik on delegeeritud sinna, kõik lasevad seal nagu oma toodangut ja et keegi on nõus selle johheidi töö ära tegema, et see mingite dekaadide pärast võtab nagu lõivu lihtsalt niimoodi. See on hästi põnev, ma käisin Hiinas aastaga tagasi ja käisin ühes edukas nagu linnas, nagu selles mõttes, et tootmislinn. Ja kui mul oli sinnamaani nagu mingisugused sildid panin Hiinal alati külge, meie mingisugune osa masinapargist tuleb sealt, aga me tahtsime nagu olla kindlad. Et ja kui ma sattusin sinna linna keskväljakule, siis ma kujutasin ennast ette, ma satun sellisesse natukene nagu Aasia stiilis on ja kõik töristavad ringi on ja vingu, nagu ubuudis sõidad on ja see on nagu, see on rets tegelikult, ma olen nagu tundnud seda, kuidas ninasõrmed on lõpuks täis või seda tislat ja bensiini ja kõik on ja ma olin Hiinas, kõige suurem ristmik, ülivaikne, sest kõik sõidavad elektriautodega. Ma nägin nädala jooksul vist 2 nagu bensukat rollerit, elektrirollerid, elektrirattad. What? Jaa, ma mõtlesin, mine mets. Et nagu, ja inimesed ei käi mingite Hiina telefoni, mina olen nii, mul on One. iPhone'id, Teslad, ma mõtlesin, mine mets, ma ei saanud nagu nüüd ongi see, et nagu tulevikulinn mingi? See oli päris, see oli praegu ja siis üks hommik oli mere poolt oli tulnud nagu udu on ju, tekitas nagu sudu
terve linn oli nagu udu sisse maetud, on ju. Siis ma hommikul sõitsin taksoga selle ja siis ma rääkisin ka selle ühe kohalikuga, siis ütles niimoodi, et näete see, mida te praegu näete, tuleb merelt, on ju, see ei ole meie heitgaasid, aga uudistes on need heitgaasid. Noh, et ma nagu, okei. Et ma kogesin natuke teistmoodi Hiinat küll, aga suur vend nagu nii vaatas kogu aeg nagu, selles mõttes, seda oli tunda nagu, et kaamerad siin, seal. Kuhu iganes nagu, vaatad, tihti näed kaamerat. Kõik see programm, mis paigas on, sa ei saa nagu noh, nagu sükest loovat nurka oli nagu ikkagi vähe, et sükene, et nad olid ühtepidi nagu üliedukad, et nagu rahval oli raha nagu või kõik noh, et ja noh, loomulikult nad ostavad kaupa mitte Hiinast, vaid nad ostavad kaupa. Nagu meie ostame nagu mingid asja veel sealt on ja, aga nemad tahavad, tavaline inimene ostab kaupa Euroopast, Ameerikast. Sest et meil on alati see tunne, et see välismaarik. See Alaska mustikas on ikka parem kui see meie koduaiama. See asi on no, seal hästi palju kuidagi, ma nüüd näen, et rahval on nii palju raha, et nad tarbivad nagu meeletult. Ja kui sul on natuke parem, siis on sul ikka kohe Tesla ka ja et nagu ma olin hämmingus. Kas sul oli sükest tunnet ka, et see on nagu süstemaatiliselt ära peidetud, et noh, ma saan aru, et neil hästi läheb või noh, niimoodi, et noh, et jällegi, et avalikus teab, et näed, siin, aga siin on mingisugune reostus, et tegelikult vaikitakse maha, et Hiinal on meeletu jõud tekkinud ja nagu jõukuse. Ma arvan küll, et ega noh, jäin hiljuti vaatama ühte mingi dokki nendest Hiina mingisugust vangilaagrid või nagu mingid laagrid on ju. Ja teema oli selles, et see mingid aastad tagasi siin mingi üks liikumine, kes tegeles a la Qigongiga seal on ju ja mingi meditatsiooniga. Sellel liikumis tekkis mingi 70 miljonit jälgijat on ju. Ja Hiina valitsus vaatas, et see kasvab liiga suureks. Kõik, kes viljelevad seda asja on ju. Ja siis lugu oligi sellest, kuidas piinalaagris põhimõtteliselt vend hakkas siis mingitele mänguasjadele sisse toppima väikseid kirjakesid, meid siin korralikult piinatakse ja siis see jõudis lõpuks kuskil Ameerikasse kellegi laua peale ja see vaatas, näed, ja hakkas ajama, tuli lõpuks sai uudistekanalid taha on ja siis kuna surve läks nii suureks, siis Hiina lasi nagu mingi 40 000 vangi nagu lahti niimoodi neid Qigongi harrastajaid on ju. Tüüp läks Indoneesiasse ja läks veel edasi, nagu oli oma usus nagu kindel on ju. Aga suur vend sai ta nagu selles mõttes kätte ikkagi, et dokfilm sai küll purki, aga ta lahkus suhteliselt kiiresti. Et oli ka seal lõpus nagu näidatud, et sai mingi kõne kuskilt, et nimetame siis see Hiina KGB ja kõik, noh, see vaadata, see on 2018, see on just hilju. Tegelikult noh, et sa võid sinna minna kohale, et kõik on nagu ilus, on ju, et aga mis kuskil süsteemis, aga inimene tegelikult on, noh, ta paistab nagu suht õnnelik ikkagi selle sees, et tal on Hiina nagu keskklassil, nad on jõukas kuidagi või, on ju, nad on nagu rahul oma olemisega. Et nad on rahul ka sellega, et tänaval ei ole, neil ei ole kuritegevust. 0, on ju, et noh, aga see ongi nagu see teistpidi see hirm, et kui ma midagi teen, siis ma nagu noh, siis, et sellel asjal on ka teine külg, sa võid vaadata ka neid häid asju, aga loomulikult see kommunistlik nagu natuke veider on nagu, me oleme ju ise tulnud natuke süksest naljakas keskkonnast, aga täna nagu vist ei muudaks seda praegu ümber niimoodi, et vabaduse tunne ikka kaob ära küll. Jah. Wow. Väga põnevad viimase, mis aastas käisid seal Hiinas? Aeg läheb nii kähkalt. Eelmisel aastal, jah. Wow, okei. Wow, või tööreis, et vaadata nagu, kuidas asjad tegelikult siis koha peal on. Kas on päriselt ka olemas need asjad, mis nagu, mida me tellima hakkame? Mitte keegi laps ei tee muld põrandal neid? Jah, aga see oli nagu noh, normaalne ettevõte. Noh, ainuke asi, mis oli nagu kõige nagu meie jaoks nagu naljakas oli nagu see, et noh, et kui 5 oli kell, siis tööpäev on läbi ikka ja 12-st 1 oli siis nagu lõunapaus. Ja siis see käis niimoodi, kell on 12, neil on
tõmbasid oma mingi asja üle pea ja laua peal magasid, täpselt kell oli 1, tõstsid selle ülesse, läks edasi. Et noh, süsteem. Wow, nagu kuidas käis korra järgi ikkagi. Ja see ju, nemad ütlevad, nii on jumala okei, nii mulle meeldib, meile meeldib. Jah, nice. No saan ka aru, et meeldib. Tuus, väga põnev, mulle väga hea meel, et sa tulid. Aitäh, Ian, et sa kutsusid. Et suhete teemadeni me ei jõudnudki. Teine kord siis. Jaa. Aga jah, thanks kõigile, kes siis kuulasid ja vaatasid ja ostke rõõmsalt Dekoshi kõike, mida Dekosh kirjas on. Olge terved tegelikult. Vaadake, mida te sööte ja siis tasakaalustage mõndasid asju võib-olla vitamiinidega. Alrighty, ma kindlasti tulen läbi. Aitäh kõigile, thanks sulle ka. Järgmise korrani.